Tere siis ka minu poolt, mina olen Kaisa ning ma tegin Tallinna Tehnikakõrgkoolis oma lõputöö teemal Eesti 2+1 teelõikude mõju sõidukijuhtide käitumisharjumustele ning liiklusohutusele. Teema sai valitud eelkõige tänu selle aktuaalsusele ning minu enda huvis siis liiklusohutust puudutavate teemade suhtes. Ühe suurema probleemina puudus Maanteeametil täpne ülevaade Eesti liiklejate arvamusest 2+1 teelõikude kohta ning kuidas need siis täpsemalt mõjutavad liiklejate liikluskäitumist. Ning teemaga käsikäes uurisin siis ka 2+1 teelõikude kasutamisega kaasnevaid kitsaskohti ja ohutegureid. Taustaks siis, et kellel on 2+1 teelõik võõras, et see on siis kolmerealine tee, mille keskmist rada kasutatakse möödasõiduks ning mille kaks sõidusuund on omavahel eraldatud piirdega. Rootsis võeti taoline 2+1 teelõik esimesena kasutusele siis 1998. aastal ning esimese 5 aastaga ehitati seal rohkem kui 400 kilomeetrit teelõike. Rootsis kasutusel olevate normide kohaselt on tavapäraselt 2+1 teelõigul olev möödasõiduala pikkus justkui minimaalselt 900 meetrit, kuid sealne kõige lühem on siiski mingil põhjusel 600 meetrine lõik. Sarnaselt Rootsil hakkas 2+1 teelõike kasutama ka Saksamaa ning aastaks 2003 oli seal kasutusele võetud ligikaudu 360 kilomeetrit 2+1 teelõike. Samal aastal leidis seal siis aset 36% vähem liiklusõnnetusi kui kaherealistel maanteedel. Eestis valmis esimene 2+1 teelõik aastal 2017 ning praeguseks on üle Eesti kasutusel 5 lõiku. Need asuvad siis Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel ning Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel. Teelõikude ja möödasõidualade pikkused on siis Eestis eelkõige valitud lõikudele jäävate ristmike järgi, tagamaks siis kohalike elanike mugav ligipääs oma kodudesse. Samuti jälgiti seda, et teelõikude vaheldumine moodustaks kogu lõigul ühe tervikliku ja pikkused siis võeti Rootsi eeskujul. Peale 2+1 teelõikude rajamist on Eestis nendel teelõikudel kokku toimunud 6 liiklusõnnetust, milles sai kokku vigastada 7 inimest. Seniste andmete põhjal ei ole Eestis 2+1 teelõikudel toimunud ühtegi liiklusõnnetust, milles oleks kaotatud elu. Jätkuks siis eelmisele slaidile, et üks näide juhtunud liiklusõnnetusest, kus veoauto sulges möödasõidualast terve sõidusuuna ning autod olid siis sunnitud kasutama vastassuunavööndit ning tee keskel olev piire siis samuti raskendas olukorda, et ei pääsenud sinna vastassuunda nii kergesti. Taustainfoks, et miks siis üldse neid 2+1 teelõike ja liiklusohutust arendada, et aastatel 2010–2019 toimus Eestis registreeritud liiklusõnnetusi natukene rohkem kui 14 100, mis teeb keskmiselt 1412 õnnetust aastas. Selle aja jooksul sai liikluses vigastada 17 559 inimest ning hukkus 731. Vaadeldavate aastate jooksul oli kõige suurem hukkunute arv liikluses aastal 2011, mil kaotas elu 101 inimest. 10 aasta peale keskmiselt oli enim liikluses vigastatud just nimelt suvekuudel, mil sai kannatada keskeltläbi 6 inimest päevas. Ja see tulenes eelkõige sellest, et suvine liiklussagedus on tunduvalt suurem kui siis talvine. 2+1 teelõikude kitsaskohtade märkimiseks viisin siis läbi vaatluseid ning vaatluste käigul siis vaatasin, mis siis nagu autojuhid teevad, mis see reaalne olukord on ning vaatasin ka neid teelõike endid, et mis nende kitsaskohad siis olla võiksid. Liiklejate liiklusharjumuste hindamiseks viisin läbi kiirusmõõtmisi ning lisaks sellele püstitasin ka siis hüpoteese, mida siis tulemustega kontrollida. Eesti liiklejate hinnangu saamiseks koostasin küsitluse, millega siis tahtsin saada tagasisidet sellele, et kuidas siis Eesti autojuhid on päriselt rahul 2+1 teelõikudega. Küsitluses siis kokkuvõtate, et küsitlusele vastas kokku 511 inimest ning selgus, et rohkem kui 78% vastanutest arvas, et 2+1 teelõikudega maanteed on ohutumad kui tavapärased 1+1 maanteed ning peamiseks põhjuseks toodi välja see, et möödasõidu sooritamiseks ei pea minema vastassuunavööndisse.
Kõige rohkem põhjustavad vastanute arvates liiklusohtliku olukordi hetked, kui samaaegsete möödasõitjate arv on liiga suur ning 2+1 teelõigud jäävad selle juures liiga lühikeseks. 76,7% vastanutest leidis, et Eestis peaks olema rohkem 2+1 teelõike ning siin toodi siis põhjenduseks välja see, et kui riik ei ole võimeline muutma põhimaanteid 2+2 lahenduseks, siis tuleks liiklusohutuse tagamiseks ehitada juurde 2+1 teelõike. Natukene vähem kui pooled vastanutest tunnistasid, et 2+1 teelõigud mõjutavad nende üldist sõidukiirust ning nad sõidavad kiiremini, kui on maanteel lubatud suurim sõidukiirus. Lisaks sellele 71,4% liiklejatest arvas, et 2+1 teelõiku tasemel peaksid olema kõik põhimaanted Eestis 2+2 lahendusega. Vaatluses siis, et esimene vaatlus oli Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel, kus maha oli saanud värskelt lund ja lörtsi. Märkasin, et lisaraja lõpus ei olnud teekatte märgistused selgesti nähtavad. 2 sõiduraja vahel oli soola ja lumesegune riba, mis on rea vahetamisel suureks riskifaktoriks. Teepind oli päriselt ka väga libe. Sõiduraja äärele kogunev lumi kitsendab sõiduraja kasutatavat laiust, et hetkel on pildi peal see riba küll selline pisike, aga kui lund on rohkem, sahad lükkavad hanget kokku, siis teepind aina väheneb. Ning lisaks sellele märkasin, et tee ääresest peatumiskohast keeras maanteele veoauto, selle kiirendamine oli aeglane ning seega takistas mööda maanteed lähenenud sõiduautot, mille juht oli sunnitud tegema äkkpidurduse. Ja kui tee on väga libe, siis äkkpidurdus võib kaasa tuua ka tagajärjed. Teise vaatluse viisin läbi Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel ning nägin, et kõik 2+1 teelõigud ei ole piiratud aedadega, mis takistaksid siis metsloomade sattumissõiduteele. Samuti ei ole igal pool kasutusel ühtne metallpiire 2 sõidusuuna vahel, vaid kasutusel on ka siis posti, nagu pildilt näha. Ja selle maantee peal jäi väga palju silma ka seda, et sõidukijuhid tegelesid roolis olles kas telefoni näppimise või siis telefoniga rääkimisega. Kiiruse mõõtmises siis nii palju, et Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel mõõtsin kokku 410 B-kategooria sõiduki kiirust. Mõõtmistulemuste põhjal selgus, et 38% sõidukijuhtidest ületasid lubatud suurimat sõidukiirust. Suurim keskmine kiirus ja V85 tulid siis teises vaatuspunktis, mis oli suunaga Pärnust Tallinnasse ja samas punktis fikseerisin ka kõige rohkem siis lubatud suurima sõidukiiruse ületamisi. Ja täpsustuseks, et kes siis ei tea, et V85 on kiirus, mida vaadeldaval teelõigul ei ületa 85% sõidukitest. Tulemustest selgus siis, et enamike liiklejate sõidukiirused jäid vahemikku 91–100 km tunnis ning ligikaudu 7,3% liiklejatest ületas lubatud suurimat sõidukiirust vähemalt 10 km tunnis. Antud maanteel fikseerisin siis kõige suuremaks sõidukiiruseks 137 km tunnis, mis oli viimase hetke möödasõidul mõõdetud sõidukiirus 3. vaatepunktis ja see oli siis suunaga Tallinnast Pärnusse. Teise mõõtmise Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel mõõtsin kokku 667 B-kategooria mootorsõiduki sõidukiirust ning selgus, et 38,7% sõidukijuhtidest ületasid lubatud suurimat sõidukiirust. Suurim keskmine kiirus tuli 7. vaatluspunktis, kus oli ka kõige rohkem suurima lubatud sõidukiiruse ületamisi. 7. punkt oli suunaga Tartu poole. Suurim V85 oli 9. vaatluspunktis, mis samuti asus suunaga Tartu poole. Tulemustes selgus, et enamike liiklejate sõidukiirused jäid taaskord vahemikku 91–100 km tunnis. Ning et ligikaudu 8,3% sõidukijuhtidest ületas lubatud suurimat sõidukiirust vähemalt 10 km tunnis. Sellel teelõigul oli siis kõige suuremaks sõidukiiruseks 143 km tunnis, mis oli samuti siis viimase hetke möödasõidul mõõdetud sõidukiirus. Mõõtmistega ma tõestasin ära 2 enda hüpoteesi, et enamik juhte ületavad möödasõitu sooritades piirkiirust ning teiseks, et möödasõiduraja lõpul sooritatud möödasõitude puhul ületatakse lubatud suurimat sõidukiirust suuremal määral. Kolmas hüpotees oli, et sooritades möödasõitu 2+1 möödasõiduraja lõpule lähenedes kiirendab ligi 15% juhte, ei saanud antud hetkel tõestatud. Et eelmainitud hüpoteesid tõestamiseks oleks vaja olnud koguda natukene rohkem andmeid, kuid nii nagu teistel oli minu töö väga palju seotud koroonaga ning
eriolukorrast tulenev madal liiklussagedus ei võimaldanud nii palju andmeid koguda, kui oleks tahtnud. Ja kogu selle info pealt ma siis tegin ettepanekud ning vähendamaks riskikäitumist riskantsete möödasõitude näol võib mõjutusvahendina kasutada näiteks 2+1 teelõikude möödasõiduala lõpus paiknevat kiiruskaamerat. Riskikäitumist 2+1 teelõikudel aitab kontrollida ja mõjutada teiste meetmete hulgas ka tihedam liiklusjärelevalve teostamine. 2+1 teelõikudega maanteedel tuleb tagada ka jalakäijate ning jalgratturite ohutus. Selleks oleks vaja rajada näiteks maanteega külgnevatele aladele jalakäija ja jalgrattateed. Küsitluse tulemustest lähtuvalt võib väita, et Eesti liiklejad peavad 2+1 teelõikude kõige suuremaks puuduseks möödasõidualade ebapiisavat pikkust. Lähtudes siis küsitluse vastustest peaks möödasõidualade pikkus olema minimaalselt 1500 meetrit. Kõikidel 2+1 teelõikude ühe sõidureaga lõigul on vaja SOS-taskuid hädapeatumisteks. Hetkel Eestis kõikidel teelõikudel neid SOS-taskud ei ole. 2+1 teelõikude sõidurajad ning teepeenrad peaksid olema laiemad, et vähendada liiklejate võimalust sattuda kokkupõrkesse teise sõiduki või siis sõidusuundi eraldava piirdega. 2+1 teelõikudel võiks kasutusele võtta nii teekaamerat kui ka muutuvteabega liikluskorraldusvahendeid. Ning viimaseks, et 2+1 teelõikudel olevate möödasõidualade lõppu tähistavad märgistused peavad olema silmapaistvamad. Et ühe võimalusena võib kahte sõidusuunda eraldava piire möödasõiduala lõppemisel olla siis kas järgse värvilisem või tuleks möödasõidualade lõpus tagada piisav valgustus, et nagu see üks vaatlus ka näitas, et lume korral ja pimedas ei pruugi need maha joonistatud märgistused olla alati kõige paremini nähtavad. Tänan kuulamast!